Katuse pikaealisus sõltub suurel määral katuse konstruktsiooni kvaliteedist. Eternic Baltic soovitab kasutada kvaliteetset puitu, mille niiskuse sisaldus ei ületa 20%. Katuse konstruktsioonide kaitsmiseks niiskuse eest on vajalik katuse aluskate. Aluskatte valimisel tuleb pöörata tähelepanu sellele, et kilel oleks piisav auru läbilaskvus. Ehitusnormides soovitatakse, et auru läbilaskvuse parameeter ST ei ole suurem kui 0,02. Eternic Baltic soovitab kasutada hingavat aluskatet Eternic Baltic 120, millel on äärmiselt hea auru läbilaskvuse koefitsient ST 0,01. Aluskate kinnitatakse sarikate külge 30 mm paksuste lattidega. Lattidele paigaldatakse horisontaalselt roovitis. Eternic Baltic toodab nüüdisaegseid fibrotsemendist laineplaate. Neile plaatidele on iseloomulikud kõrged ja laiad lained. Laine kõrgus on 51 mm ja lainete keskpunktide vaheline kaugus 177 mm. Plaadi laius on 920 mm. Kasuliku kaetava pinna laius on 873 mm. Laineplaatide parem pool algab laskuva lainega ja vasak pool lõpeb tõusva lainega. Eternic Baltic toodab 5-lainelisi plaate, millel on tehases lõigatud nurgad ja puuritud avad. 5-lainelised plaadid erinevad üksteisest pikkuse poolest. Plaatide Balti laine pikkus on 875 mm. Kõige lühemad Eternic Balticu toodetavad plaadid on Gotika. Nende pikkus on 585 mm. Laineplaatide jaoks on ette nähtud originaalsed fibrotsemendist katuse detailid, mis täidavad kaitsefunktsiooni ja moodustavad sama tüüpi elementidest ühtse konstruktsiooni. Detailide disain on valitud ideaalses vastavuses plaatide lainetele, seetõttu on katusel esteetiliselt terviklik välimus. 5-lainelised plaadid on suurepärane valik, sest kõrged ja laiad lained loovad katusele esteetilise välimuse. Lisaks sellele on need tugevamad ja tagavad sademete parema äravoolu võrreldes sarnaste plaatidega, mille lained on väiksemate mõõtmetega. Tehases puuritud avad ja lõigatud nurgad tagavad plaatide kiire ja õige paigaldamise. Sarikate lõikamise vältimiseks soovitame sobitada sarikate pikkus laineplaatide kasuliku pikkusega. Sarika pikkuse jagamisel valitud plaadi kasuliku pikkusega peab tulemuseks olema täisarv. Näiteks, kui te paigaldate katusele plaadi Balti laine ja sarikate pikkus on umbes 5,5 meetrit, siis on soovitatav pikendada sarikaid 50 cm võrra, see tähendab 6 meetrini. Sellisel juhul saab sarikale paigaldada 8 tervet plaati Balti laine. Sarika pikkuse sobitamisel kasutatavate plaatide kasuliku pikkusega ei ole plaate tarvis lõigata, mis võimaldab paigaldamisel aega kokku hoida. Enne roovitise paigaldamist tuleb veenduda, et katuse nurgad on täisnurksed. Kontrollimiseks kasutatakse Pythagorase teoreemi. Selleks tuleb mõõta katuse alumise ja küljeosa detailide pikkus. Kui nende mõõtude ruutude summa on võrdne diagonaali ruuduga, siis on katus täisnurkne. Pärast seda kontrollimist võib hakata roovitist paigaldama. Nagu me juba ütlesime, toimub roovitise paigaldamine suunaga alt üles. Eternic Balticu detailide paigaldamiseks on soovitatav lõigata kohasel viisil roovlatid. Nende detailide paigaldamisel peab viimase rea plaat lõppema teise, 3. või 4. laine kohal. Sellisel juhul on viimase plaadi kasulik laius mitte 873 mm, vaid 683, 506 või 330 mm, sõltuvalt plaadi lõikamise kohast. Roovlattide keskkohtade vaheline kaugus sõltub paigaldatavatest laineplaatidest. Gotika puhul on vajalikud 2 kinnitusroovlatti, mille keskkohtade vaheline kaugus on 460 mm. Balti laine kasutamisel peab roovlattide keskkohtade vaheline kaugus olema 750 mm. Katusetööde tegemisel tuleb täita kõiki ohutusnõudeid.
paigaldamise alguses on oluline mitte ajada segi vasak- ja parempoolseid S-kujulisi tuulelaudu. Paigaldamise ajal peavad tuulelaudade ühendusosad asuma peal. Tuulelaudu paigaldatakse suunaga altpoolt ülespoole ja kinnitatakse 3 kruviga. Kõik tuulelauad paigaldatakse nii, et madalamal asuva tuulelaua ühendusosa oleks kaetud. Kui katuse pikkuse tõttu on tarvis tuulelauda lõigata, siis sobib katusele paigaldamiseks ainult ühendusosaga pool. Eternit Baltic soovitab paigaldada lõigatud tuulelaua allapoole. Tähelepanu! Plaatide ja teiste detailide lõikamiseks soovitame kasutada saekettaid ja lehti, mis on mõeldud fiibertsementplaatide lõikamiseks. Pärast lõikamist tuleb kuiva lapiga eemaldada tolm ja värvida lõigatud nurgad Eternit Balticu parandusvärviga. Plaate paigaldatakse suunaga altpoolt ülespoole ja paremalt vasakule. Plaadi langev laine peab asuma paremal pool. Esimese plaadi alumine osa peab langema kokku tuulelaua alumise osaga ning tuulelaua ja plaadi lainete keskpunktide vaheline kattumine peab olema 177 millimeetrit. Kootika kaetakse nii, et nende kasulik pikkus oleks 460 millimeetrit. Balti laine kasulik pikkus on 750 millimeetrit. Plaadid tuleb kinnitada kruvide või naeltega. Eternit Baltic soovitab kasutada kruve, sest nii on kergem vajadusel muudatusi teha või demonteerida. Kruvid tuleb sisse keerata nii, et kummist vahetükk oleks vastu liistu. Esimese plaadirea viimase plaadi nurk peab langema kokku tuulelaua ühendusosaga. Selle rea harjakate peab olema lõigatud nii, et see vastaks tuulelaua otsadetaili kujule. Teise ja järgmiste ridade paigaldamisel pöörake tähelepanu plaatide kasulikule laiusele ja kattuvusele. 5-laineliste plaatide kasulik laius on 873 millimeetrit. Plaatide lõigatud nurkade vaheline kaugus peab olema umbes 5 millimeetrit. Enne viimase plaadirea paigaldamist peavad olema paigaldatud vasakpoolsed tuulelauad ja tuulelaua alumine otsadetail. Viimase rea plaadid tuleb lõigata nii, et need lõpeksid langeva lainega. Seetõttu peab viimase rea plaadil olema 2–4 lainet. Kaldpinna viimane detail, alumine harjakate, tuleb ära saagida. Katuse teine kaldpind monteeritakse analoogselt esimesega. Tuleb pöörata tähelepanu sellele, et teise kaldpinna montaaži käigus paigaldatakse tuulelaua ülemised otsadetailid viimases järjekorras. Pöörake tähelepanu pealmise ja alumise harjakatte vahelisele erinevusele. Katuse piisava ventilatsiooni tagamiseks soovitatakse paigaldada ventilatsioonimüts. Enne ventilatsioonimütsi paigaldamist tuleb katusesse lõigata ellipsikujuline ava ja puurida 2 kinnitusava. Katuse tõhusa ventilatsiooni tagamiseks tuleb katusekatte 20 ruutmeetri kohta paigaldada 1 ventilatsioonikate. Vajadusel võib paigaldada läbipaistvad plaadid paksusega 5 millimeetrit. Lõpuks tahame veel kord meelde tuletada tööohutusnõuete ja paigaldamisjuhiste järjekindla täitmise vajalikkust. Lähemat teavet leiate internetist aadressilt www.eternit.lt.